Võib, jah? See siin on täiesti uus, värske, parem kui kunagi varem mina. Ja see siin on uus, värske, parem kui kunagi varem Porsche Taycan, Porsche Taycan. Jep, täna päevakavas siis hunnik halba huumorit, täiesti uuenenud Taycani disain, vahele natukene halba huumorit, laadimine, sõitmine, törts halba huumorit ja hunnik täiesti mõttetuid, aga sellest üsna ilusaid kaadreid. Ma sain keskkooli matemaatika eksamil 25 punkti 100, mis teeb minust ilmselgelt Eesti Vabariigi ainsa ja kõige parema inimese rääkima maailma kõige olulisemast elektriautost, täiesti uuest veermikust adaptiivse õhkvedrustusega, mis põhineb kahekambrilisel, kaheklapilise siibriga õhkvedrule enneolematult efektiivsest elektrikasutusest, mida on optimiseeritud tegema palju vähem laadimispeatusi. Kuidas nii? Väga lihtne. Akutemperatuuri optimeerimine kohtus soojal suveõhtul smart charging tehnoloogiaga ja loomulikult nad said lapse ja lapse nimeks Porsche Taycan. Porsche Taycan. Yes. Enne kui ma seda autot laadida proovin, ilmselt mingi jama kokku keeran, räägime asjadest, mis on päriselt olulised maailmas. Välimus. Välimus on siis saanud uuenduskuuri, esiots, palju rohkem ilusaid kandilisi nurki, täiesti uued esitiivad, uus põll. See on selline põll, mille ilmselt ka Ormo Ojamaa köögis heaks kiidaks. Uued esituled ja muide need Matrix LED esituled tulevad siis turbo ja turbo esiga standardvarustuses. Turbo ja standard Taycani disaini uuendused on erinevad, aga mõlemad on siis ikkagi läbinud värskenduskuuri. Peamine uuendus aga, mille järgi inimesed tänaval saavad aru, et sa sõidad ringi uue generatsiooni Porsche Taycaniga asub siin, ehk siis see pikk helendav valgusriba, mida on optsioonina võimalik võtta siis koos selle helendava Porsche logoga, mis ütleme nii, et helendab eredamalt kui meie kõigi tulevik. Kõige gängsterima uuendusauhinna võidab Active Ride. Mis see on? Väga meeldiv, et küsisite, kohe selgitan. See on siis selline uus featuur, et autosse sisenedes auto ise automaatselt tõuseb natukene kõrgemale, et sul oleks mugavam sisse istuda ja läheb madalaks tagasi enne sõidu alustamist. Vot see on gängster, et mind nagu rahustab see teadmine, et kui ma peaksin kunagi vanaks jääma, mis ilmselt juhtus juba paar aastat tagasi, ei taha sest rääkida. Kui ma peaksin kunagi vanemaks jääma, siis ma saan ikkagi ägedate autodega sõita, sest mul on sinna mugav sisse istuda. Ja muide, see Active Ride toimetab põhimõtteliselt terve sõidu vältel, kiirendamisel surub esiotsa alla, pidurdamisel surub tagaotsa alla ja igatepidi summutab erinevaid teekonarusi. Seest on uus Porsche Taycan täis uue Taycani lõhna. Tegelikult see oleks suht veider, kui see oleks eelmise generatsiooni Taycani lõhn. Samas on see üsna veider asi, millest üldse siin videos praegu rääkida. Ja ühesõnaga, lisaks uue Porsche Taycani lõhnale on siin igasugused lahed asju, näiteks keskkonsoolis, nutitelefonile, juhtmevaba aktiivse jahutusega siuke pesa või magamistuba. Aktiivse jahutusega magamistuba oleks endal ka vaja. Mina olen kõikidele oma sõpradele alati öelnud, et Porsche Taycani sõidukogemust ei ole võimalik kirjeldada, näidata, joonistada või mõnel muul moel visualiseerida. Seda tuleb ise kogeda. Ja mina olen alati öelnud, et Taycaniga sõitmised on mingisugune kirjeldamatu maagia. Ja no kutsuge Harry Potter sellepärast, et selle uue Taycani maagia on ikka Merlini habena. See oli veits halb. Ühesõnaga, tagasiljale on ehitatud täiesti uus elektriline mootor, mis on 10,4 kilogrammi kergem, aga samal ajal toodab rohkem jõudu ja teeb seda efektiivsemalt. Kui see ei ole maagia, siis ma ei tea, mis asi on maagia. See omakorda siis annab loomulikult autole veel rohkem kilomeetreid, et sa saaksid oma elu ja murede eest veel kaugemale ära sõita. Lisaks on uue Taycani rooli peal esimest korda push to pass nupp, mida loomulikult Michael Knighti ja Kitty fännid teavad ka Turbo Boost nime all, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et sul on 10 sekundiks auto kogu jõud ja power, et teha asju, millest emale ei räägita. Nüüd aga elevant ruumis, kõikide Eesti Vabariigi elanike kõige suurem hirm peale Euribori tõusu. See on elektriauto laadimine.
Hea uudis on see, et uue Taycani puhul peab seda tegema vähem kordi ja kui sa seda tegema pead, käib see kiiremini. 800 volti kiirlaadimine kuni 320 kilovatti ja kuni 678 kilomeetrit sõiduulatust. Ja aku 10–80% täituvus on võimalik saavutada, kuulake nüüd, kõigest 18 minutiga. Uue Taycani laadimine on kiirem, efektiivsem ja stabiilsem kui kunagi varem. 800-voldises ja 400-voldises laadimisjaamades vastutab kiirlaadimise eest täiesti uus konverter, combined booster konverter, mis lihtsustatult öeldes on põhimõtteliselt lihtsalt varem erinevalt olnud jupid ühe katuse all. Need asjad kõik mega lahedad. Minu jaoks isiklikult ei ole mitte kunagi olnud elektriautode probleem, sõiduulatus või mürina puudumine või midagi sarnast. Minu jaoks on alati olnud põhimure see, et elektriautode laadimine toimub miljoni erineva teenusepakkuja, miljoni erineva äpi ja miljoni erineva kontoga. Õnneks ma tean, et juba on Eestis teenusepakkujad, kes tegelevad sellega, et sa saaksid minna autot laadima samamoodi, nagu sa lähed autot tankima, ehk siis sa sõidad lihtsalt kohale, laed auto ära ja sõidad minema. Ja mis veel on üks lahe asi on see, et Porsche on omalt poolt püsti pannud sellise asja nagu Porsche Charging Service, mis on selles sügises saadaval ka Eestis, mis on põhimõtteliselt globaalne laadimisvõrk, kus laadija tunneb läheneva Porsche ära, ehk siis igasugune kiibi ja ma ei tea, mis iganes accountide business jääb ära, lähed autoga sinna, laed ja kuu lõpus saad kõikide oma laadimiste arve e-mailile nagu vanasti. Eestis on sellel teenusel 3 partnerit, Eleport, Enefit ja Alexela, rahvusvaheline Ionity. No vot lapsed, ja kokkuvõttes saabki öelda, et ei ole see elektriga sõitmine ja akude laadimine nii hirmus ühti. Et uus Porsche Taycan täielikult uuenenud, uued esituled, uus uhke edev valgusriba taga, lisaks uuenenud veermik, palju Porsche Exclusive Manufaktuur personaliseerimisvõimalusi, loomulikult Active Ride funktsioon ja uue Taycani lõhn. Ja ikka kõige suurem uudis on see, et Porsche on täielikult võtnud fookusesse kõik akude ja laadimisega seonduva, mis on võimaldanud siis uuel Porsche Taycanil pikemaid sõiduulatusi, vähem laadimisi, kiiremaid laadimiskordasid ja efektiivsemat akukasutust. Et tõepoolest kokkuvõttes saab öelda, et uus Porsche Taycan on põhimõtteliselt parem igas kategoorias.